Riiklikus teatrivõrgus ma ikkagi ei pidanud vastu, ma ei sobi sinna, ma ei ole niimoodi tehtud. Ja ma tulin ära. No teatavasti Vene ajal olid eestlaste elulood keelatud ja mina ja minu töörühmad uurisime eestlaste elulugusid. Et tegelikult see murdumine ei olnud 90-ndatel, see oli juba 80-ndate lõpus, aga vahe ongi selles, et 90-ndatel olid need elulood juba lubatud, mis oli väga tähtis. See on nagu kõige olulisem muutus minu jaoks, sellepärast et ma olen põhiliselt tegelenud dokumentaalteatriga. Enne 90-ndaid olime me sulgunud Pirgu mõisa, Pirgu arenduskeskuses ja tegime oma elulugude tööd väga väikese trupiga. Aga 90-ndate alguses me siis hakkasime nii ütelda laienema, siis me tegime Pärnu teatris Täielise Eesti Vabariigi. Siis me käisime Soomes nendega koos töötamas, siis me tegime tsirkuluse harrastajatega 300 inimest aastat 33–93 ja 93. ta siis lavastus ka. See oli veel aeg, mil alati maksti ise oma tööle peale ja tegelikult rahanumbreid üldse ei küsitud. Kui ollakse parasjagu niimoodi põletakse ühes või teises asjas, ega ei mõtle ju rahale, suppi ikka saab, pakisupid ei ole väga kallid. Ja siis me tegime see Kured läinud kurjad ilmad, mis ühelt poolt tegelikult pidi nagu rääkima eestlaste seksuaalsusest, aga tegelikult rääkis ikkagi nende elulugudest ja selle seksuaalsuse võimalikkusest erinevate elulugude mudelite puhul. Süütuse kaotasin suve lõpul. Olin 14-aastane. Leal oli vaba korter. Mõtlesime midagi huvitavat teha. Pärast tuli välja, et Lea oli ka süütuse kaotanud. Elulood, mille autoriks on siis need, kes seda elu on elanud, aga teatriteksti autor olen siis mina olen teinud valiku. Aga 90-ndate lõpus tekkis juba selline asi, et enam ei tuntud huvi iseenda vastu. Kui need elulood hakkasid olema lubatud, siis hakkasid osa inimesi varjama oma elulugusid. Aga need, kes ei pidanud enam varjama, kes võisid nüüd täiel häälel rääkida, varsti ei pidanud seda enam oluliseks. Ja sellest on väga kahju, sest siis hakkas nagu mõõtma meid kõiki ja meie väärtussüsteemi tegelikult ju raha.